No nii, tere tulemast tagasi mu kanalile või siis tere tulemast mu kanalile, kui te olete uued vaatajad. Tänases videos ma teen selle natukene teistsugusema, nagu ma olen varasemalt teinud. Ma tean, et paljud inimesed ootavad Kreeka vlooge. Need on tulemas kunagi. Ma räägin sellest natuke video lõpus lähemalt, aga praegu kiire sissejuhatus siis sellele videole, et paar päeva tagasi mult sõbranna küsis, et Karolin, nagu mille järgi sa valid trenniriideid, et nagu mis firma, mis, ma ei tea, värv, suurus, mis iganes, nagu mille järgi sa valid, et eriti kui sa tellid tooteid internetist. Mina treenin jõusaalis ja siis need riided ma olengi soetanud endale sellel eesmärgil, et nendega jõusaalis trenni teha. Ja siis ma mõtlesin, et äkki ma teeksin siukse üldise video, kus ma räägin 3 erinevast firmast, brändist, spordiriietemast. Ja ma mõtlesin, ma annan siin nagu tagasisidet, et kuidas need firmad on siis nii-öelda vastu pidanud ja kas ma ostaksin uuesti või ei ostaks. Nii et 3 firmat, millest ma täna räägin, on Women's Best, Better Bodies ja Gymshark. Ja alustame siis videoga. Kiire see vahemärgus ka, et enne igat tellimust, mis ma olen teinud ühelgi neist veebilehtedel, siis ma alati kõigepealt YouTube'ist otsin review videosid nendest, et panen kas siis selle firma nimelised või siis panen firma nime ja siis selle kollektsiooni, kus ma tellida tahan. Või siis kui ma ei tea, mis kollektsiooni tellida, siis ma lihtsalt vaatan üleüldiselt mingeid videosid. Pluss Instagramis teen ka nii-öelda otsingut, et otsin, kuhu see firma on taggitud postituste alla, mis iganes. Ja siis vahepeal võtan ühendust ka nii-öelda, et kui ma näen, et kellelgi on seljas seesama mudel ja värv, mida ma tellida tahan, siis ma vahepeal on lihtsalt neile Instagrami kirjutan, et et kas te soovitate seda, ei soovita, mis on hea, mis on halb. Ja siis nagu teen selle põhjal põhjust oma järeldused. By the way, kui ma küsin nendelt nagu sotsiaalmeedianite Kelinskitelt soovitusi, siis ma tavaliselt ei küsi väga kunagi ambassadoridelt, sest neil on nagu leping selle firmaga ja ilmselt nad räägivadki põhjust ainult head sellest firmast. Nii et sellepärast ma tavaliselt otsin just nagu lihtsalt nii-öelda random inimesi või nagu ma saan, kes tegelevad siis näiteks jõusaali trenniga, aga see ei ole nagu ühegi trennirite firmaga nagu ametlikult seotud nagu lepingute põhjal, siis ma pigem küsin neilt, sest et tavaliselt siis saab kõige ausama vastuse ja tagasiside. Ja mõndade riiete kohta ma olengi lihtsalt kuulnud Instagramist need sotsiaalmeedia influenceritelt, ehk siis nad teevad oma tööd hästi, I guess, kuna ma olen ostnud nende soovitustel siis teatud spordiesemeid, aga jah, et alati tee research enne, kui sa midagi ostad. Kõige esimene bränd, millest ma täna räägin, on Women's Best ja nende trenniriided on siis viimane lisa mu trenniriiete garderoobi. Esimeses pakis oli siis sellised retuusid. Nende nimi on siis Power Seamless Leggings ja toon on Charcoal, mis on siis siuke nagu, see on nagu hall, aga lillaka alatooniga, siuke hallikast lilla segu. Ja need olid siis M suuruses ja need ma tellisin, minust tol hetkel, kui ma tellisin, neil oli soodushind 30 € ja 50 senti ja need trennirituusi, ma ütleksin, need on kükikindlad, et sealt midagi natukene paistab läbi, aga mitte nii silmnähtavalt. Neid ma julgeksin kanda, kui ma teen kükke või deadlifte või midagi sellist, kus riie siis rohkem venib tagumiku peal, et nendega oleks kindel teha. Siis teine asi, mis ma tellisin seal samas pakis, oli selline must Power Seamless Long Sleeve Crop Top toonis black ehk siis must ja see oli L suuruses ja ma tavaliselt kannan 38-40 suurus Euroopa numbrites. Seda ma armastan, see on nii hea, see on lihtsalt nagu, see istub nii hästi seljas, see on hästi ümber, hästi nagu kindlalt hoiab kõike kinni. Selle hind oli 23,80 ja see oli minust ka soodushinnaga ja nendel asi, mida ma armastan, on nagu see kätte osasin. Kui ma selle paki olin siis nii-öelda ära tellinud ja avasin ja mis iganes, siis ma nägin, et siin nendel retuusidel et nagu see logo oli siit nagu lahti tulemas. Ja siis ma kohe kirjutasin neile, et ma just sain need retuusid kätte, et mida ma tegema peaks, et kas ma ei tea, saadan tagasi või midagi sellist. Ja siis nad ütlesid, et nad saadavad mulle lihtsalt sooduskoodi nende pükste väärtuses pluss shipping ehk siis saatmiskulu hinna sees. Ehk siis ma tellisin uued retuusid samast sarjast Power Seamless Leggings, aga lilac toonis ehk siuksed hele lillad ja need ma tellisin L suuruses. Miks ma need lillad tellisin siis L suuruses oli see, et need M suurus püksed olid nagu head, aga samas ma tundsin, et olid natukene liiga väiksed.
ja kui ma tellisin nüüd L-suuruses, siis need olid nagu jalasid mugavalt, aga piha ümber need natukene vajusid alla. Et need püksid nagu põhjust üldse ei vajunud nagu piha ümberd alla, aga need helelilled valisid, eks ma olengi nagu selle ML suuruse vahepeal, mis teebki nagu just online treeniriiete tellimise raskeks, sest et ma ei ole kunagi kindel, kas jääda oma suuruse juurde, mis on tavaliselt nagu M või siis minna ühe suuruse võrra üles L. Et ma tavaliselt kannan pükse, kannan 40-42 suuruses Euroopa numbrites või siis ML. Ja need helelillad Power Seamless leggingsid, need ei ole kükikindlad, sealt on ilusti kõike näha. Muidu need mõlemad reduusid on hästi pehmed, hästi mugavad. Disain on hästi ilus, et neil on see tagumiku kontuur. Ma ei tea, kas siit on näha. Tagumiku kontuur. Need püksid kokku maksin need alguses 42.10, aga kuna mul oli eelmistest retuusidest sooduskood ja saatmine hinnases, siis ma pidin ise maksma vaid 4 €, sest et kahel värvil oli siis erinev hind ja need olid siis kallimad, aga üleüldiselt siis sellest Women's Bestist. Kui neid pluuse ma ostaksin kindlasti veel, mul on nii meeldivad need kätevarukakohad, need on hästi mugavad. Ja pükse ma pigem vist ei telliks, sest et neil juba mõned mingid hargnemiskohad ja niidid lahti. Et ma ei tea, kas ma isegi siit näidata saan. Aga näiteks siit tagumiku pealt, hargivahe juurest on juba mingid niidid lahti ja siis siit see siseõmblused on ka natukene juba lahti ja hargnevad, aga ei ole hullu, sest et kannan neid ikka edasi nii kaua kuni saab, et ei ole väga-väga hea kvaliteediga, aga noh, hinna suhtes 30 €. Ja ütleme nii, et näiteks H&M-ist saaks paremat trenniriided. Ma olen ostnud sealt ja seal on hea kvaliteediga trenniriided. Liigume edasi siis järgmise firma juurde, milleks on Better Bodies ja sealt ma tellisin umbes täpselt aasta aega tagasi. Ma tellisin 3 pluusi või 3 ülaosa riietust ja ma tellisin ka ühed lühikesed püksid sealt, aga need lühikesed püksid, nende nimi oli Gracie Hot Pants Light Pink Print, 20 € ja M suuruses, aga need olid väga-väga läbipaistvad. Ma ei saa neid kordagi kanda, hinnasid on ikka külles, kui keegi tahab ära osta, andke teada, et ma ei ütleks, et need on väga M suurusele, et kui on, siis pigem väiksemale M suurusele, aga kindlasti mitte mulle. Et kui keegi tahab neid ära osta, siis võite ära osta. Ma panen pildiga siia kuskile, et millised need välja näevad. Need müün, ma ei tea, 10 €-ga. Lihtsalt tahaks nendest lahti saada, sest ma ise ei kanna neid. Spordirinnahoidja, mille ma Better Bodies leheküljelt tellisin, on Sugar Hill Bra Graphite Melang. Ma ei tea, siuke toon. L suuruses 34,90 maksis. Ütleks ära, et seda ma kannan pigem niisama kodu peal olles. Ma olen seda paar korda trennis kandnud. See väga mingit tuge ei paku. Ja mulle vajub see esiosa vajub hästi alla ja ma arvan, et see lihtsalt nagu minus on asi, et see L-suurus see nagu rinnust istub ilusti, aga see nagu ümbermõõdu võttes on natukene suur mulle või nagu vajub kuidagi alla, et need paelad on natukene liiga pikad, kuigi ma olen teinud need nii lühikeseks kui võimalik, aga lihtsalt see kuidagi vajub alla, et ei ole päris lemmik, aga nagu selles trennis ma olen seda saanud kanda, et lihtsalt mitte väga kõrge intensiivsusega harjutusi tehes. Ja ma ei tea, kas ma isegi ostaks seda uuesti, sest et seda on kodu peal on hästi mõnus kanda ja ma olen seda tavaliselt kandnud ka lihtsalt tavaliste toppide all või siis lihtsalt nagu igapäevariietusi kandes, et kui rinnahoidjad selga ei taha panna, siis ma olen tavaliselt selle spordirinnahoidjaga osustanud. Siis mul on siin selline topp ja seda toppi ma lihtsalt armastan. See on mul nii lemmik, selle nimi on Christy Tank, toonis Black ja see on M suuruses. Ja sen eest on hästi ilusa lõikega, minu arust teeb dekoltee jätab hästi ilusaks ja siis selja tagant on lihtsalt siuke rist, et midagi erilist ei ole, aga see on hästi mugav, see on hästi kuidagi nagu compressive, nagu et see hoiab hästi ilusti kõike sees ja tavaliselt mina trennis keeran selle alumise ääre, keeran nagu spordirinnahoidja alla, et see ei ole nagu täispikkuses, vaid see on nagu siuke crop topil ehk natukene. Selle hind on 30 €, minu arust ma seda 30 € ei ostnud, vaid sooduse ajal ostsin selle. Ma ostaksin neid teisi värve ka, et soovitan seda osta M suuruses, istub mul hästi ja ma ei tea, trenni ajal on hästi vastu pidanud, väga sättima ei pea ega midagi, et hoiab oma kuju sees. Viimane asi, mis ma Better Bodies lehelt siis tellisin, on Performance LS Hood Frost Grey toonis, M suuruses 29,90 maksis. Ja seda ma ka lihtsalt armastan, nagu
esiteks see materjal, see on hästi pehme, siis teiseks selle varrukad on nagu minul täispikad ja kui keegi teab, siis mul on väga-väga raske leida ülemist osa üksikmis pluusides, nagu isegi mitte trenniriides, vaid üleüldiselt, mis oleks nagu varrukad oleks täispikad ja see on täispikk, nii et kui sa otsid pluusi, mis oleks nagu täispikkade varrukatega, siis seda ma soovitan väga. Siin ees on lihtsalt siuke väike detail selle logo ja siis külje peal jookseb Perebody's tekst. Kapuuts on ka, kapuutsi ma väga ei kasuta, seda ma nagu ostaksin kindlasti ka uuesti, aga noh, mul ei ole väga enam pikkade varrukatega asju vaja, nii et siis on hetkeks on okei. See oli kõik siis Perebody'si toodete poolt ja viimaseks on siis Gymsharki asjad. Mu esimene ost Gymsharkist oligi siis Energy Plus Seamless kollektsioonist retuusid ja spordirinnahoidja. Retuusid olid siis M suuruses mustas värvis ja ütlen ära, need ei ole kükikindlad. Ma ei tea, kuidas minul on nii halb ebaõnn nende kükikindlate või deadlift kindlate retuusidega. Ma ei ole väga neid leidnud, kui keegi teab mingid kindlad firmad, mis on nagu 100%, et ei paista midagi läbi, siis andke teada. Et nagu ma ei tea, kas asi on selles, et ma tean inimesi, kellel on need Energy Plus Seamlessid ja kellel on kükikindlad, et ma ei tea, kas asi on selles, et nagu ma olen nii pikk ja siis see nagu, ma ei tea, retuus kuidagi venib välja. Lihtsalt ütlen ära, et ma olen 180 cm pikk. Need hoiavad väga-väga hästi piha ümbert, et mulle see väga meeldib, kuidas need jalas on, kuidas need jalad istuvad. Need on trenni ajal on väga mugavad, ei pea just kordagi sättima. Ma ostaksin võib-olla seda sama mudelitega teises toonis, aga ma ei ole kindel, kas nad üldse müüvad neid enam. Et see oli M suuruses, et ma võib-olla pigem ostaksin isegi L suuruses järgmine kord, et proovida, et äkki see läbipaistus on siis vähem, aga jah, et 55 € on natuke krõbe hind, aga see on, nagu ma ütlesin, pikaajalise investeering siis trenniretuusidesse. Ja samast sarjas siis see spordirinnahoidja. Ma arvan, et kõikides nendes prooviklippides, kus mul on mingid pluusid seljas olnud, siis on see nagu all olnud. See on nii hea, see on M suuruses, nüüd see mulle natukene väikseks jäänud, et ma arvan, et L suurus oleks mulle natukene parem, aga see mul, nagu ma ütlesin, peaaegu 2 aastat olnud, et väga hea investeering, ma kannan seda peaaegu iga trenn, sest et see on lihtsalt nii mugav, see on nii hea, nagu see ei vea mind kunagi alt, et jah, Energy Plus Seamless spordirinnahoidja toonis must ja M suuruses. Ma ei oska selle kohta midagi halba öelda, et see on nii hästi vastu pidanud, logod, kõik asjad on peal, pükstel natukene logo on maha kulunud, aga ma arvan, et see on sellepärast, et kui ma olen teinud hiptraste hantliga, siis see hantel on nagu nühkinud sealt puusa pealt seda natukene ära. Aga ei ole üldse hullu. Seda spordirinnahoidjat ma soovitaksin ausalt uuesti osta. Toestus on siuke keskmine, et ma ei tea, kas päris jooksma saaks sellega minna, aga sellest hoiab ikkagi tugevamalt ja mugavamalt kinni kui mõned teised spordirinnahoidjad, mis mul olnud on. Selle aasta alguses, ehk siis umbes 10-11 kuud tagasi, tellisin Kamo Seamless retuusid Sage Green toonis ja need on M suuruses, medium, 60 € maksid. Ja muidu need on mega head, need ei ole nii tugevalt piha ümber nagu need teised mustad Energy Plus Seamlessid on, aga need ongi pigem natukene lõdvemad ja materjal on hästi-hästi pehme, istub naha vastas ülihästi, mega mugavad, aga ainuke asi, mis mul nendega juhtus, oli see, et mul siit tagumiku pealt mingi õmblus jookseb. Ma ei tea, ma avastasin seda millalgi, kui ma Itaalias olin, ehk siis aprillikuus, märtsikuus avastasin seda, siis ma lükkasin seda kogu aeg edasi ja siis ma ükskord sattusin oma sõbrannaga rääkima nendest ja siis ta ütles, et tema kirjutas Gymsharkile, et tal on retuusid katki, et mis teha ja siis ma kirjutasin ka nagu kliendi toel, et nagu kuna need olid mul selleks, et ainult pool aastat olnud, põhimõtteliselt ei saanud isegi kanda neid ja siis ma sain lihtsalt pool rahast sain tagasi kinkekaardi näol, nii et sellest kliendi tugi oli väga hea, väga mõistev, aga lihtsalt ma olen nii kurb, et nagu need mul tagumiku pealt natukene hardnevad. Ma tahaksin neid uuesti osta ja ma ei tea, kas suurust suuremad isegi võib olla, sest need nagu, jälle need ei ole mul kükikindlad, nagu need on paremad kui need mustad, sest need mustadest on nagu kõike näha, aga siin, kuna ma arvan, et selle musteri tõttu, ma arvan, et ei ole nagu nii hästi näha, kui nende teiste mustadega oli. Muidu istuvad jalas hästi, on hästi mugavad, pehmed ja head, aga lihtsalt see hardnemine, et mul lihtsalt on siuke väike ebaõnn nende riietega. Mul on veel 2 asja, mis ma olen ostnud Gymsharki riided, aga need ma olen saanud kaltsukatest. Mõlemad sain siis Eestis Kilomaxist.
Esimene, mis ma sain, oli siis see Seamless Sports Bra. See on nagu samas toonis, mis need püksid olid. See on L suuruses. Ma seda väga pole trennis jõudnud kanda, aga nii palju, kui ma olen kandnud, siis seal on üpris hea tugi. See näeb selles hästi ilus välja. Minu see teeb tagant vaadates selg näeb kena välja, aga see on natukene mulle väike. Rinnust natukene nagu pitsitab, et külle pealt siit hakkab midagi välja paistma, aga muidu trennis kui kanda bluusi või mingi asja all, siis on nagu hästi okei. Hästi ilus disain on selle peal. Ja siis teine bluus, mis ma leidsin ka kaltsukast, on, seda ma ei leidnud enam Gymsharki lehe pealt. Minu see on Vital Seamless kollektsioonist. See on suuruses large ja sellel on ka need vanad head käeaugud, mis mulle nii meeldivad. Ma kunagi põhjust nagu varasemalt ei ole jõusaalis kandnud neid crop top'e ega midagi, aga siin Kreekas ma nagu hakkasin kandma. Ja nagu, kui mul on see Gymsharki bluus seljas ja Gymsharki need Energy Plus Seamless retuusid, see on nii ilus kombo, see näeb nii hea välja, et mul see natukene rullub, eestpoolt rullub ülesse, nagu rinnust natukene võtab seda pikkust lühemaks, aga muidu see istub hästi seljas. Ma ei tea, need kaltsukas ostetud asjad, need olid mingi 5 euri tükk äkki, ma ei ole kindel, sest ma enam ei mäleta, aga need olid üpris üks võileiva hinnaga. Tasub vaadata ka kaltsukatesse ja minust Paavli kaltsukas ka müüakse Gymsharki riideid. Kui tahate saada natuke parema hinnaga kui täishinnaga tooteid, siis soovite vaadata kaltsukatesse, enne kui tellima asute. Olemegi videoga jõudnud siis lõppu. Ma loodan, et teile meeldis see video. Ma loodan, et saite siit mingit kasulikku informatsiooni või et tulevikus, kui tahate soetada trenniriideid, siis äkki saite siit mingeid mõtteid. Nii et jätke alla kommentaarides teada, kuidas teile see video meeldis ja mis trenniriiete firmasid teie proovinud olete, millised teile meeldid, millised ei ole. Ja vajutage subscribe või tellinuppu, et ta jääks maha mu tulevastest videotest ja loodetavasti need tulevad Kreeka teemalised, sest et hetkel meie linn on siis punases tsoonis ja Kreeka vist läheb varsti üleüldse üleriigilisse karantiini. Ehk siis ongi see, et meil on hästi paljud kohad on kinni, ei saa, nende igapäevaelu on nüüd jälle muutunud, ehk siis ma ei tea, kui huvitav vlog oleks, kui ma põhimõtteliselt terve päeva istun kontoris ja vahepeal käin poes süüa ostmas. Aga kui teil on äkki küsimusi, siis ma võin teha ka küsimused-vastused video Kreekas elamise kohta, et kas vabatahtliku töö kohta, Kreeka elu kohta. Kui teil on selliseid küsimusi, siis te võite seda teada anda. Isegi ma teen Instagramis, teen selle küsimuste kastikese ja siis vastan neile mingis järgmises videos. Ma ei tea, igaks juhuks jälgige mind Instagramis ka, et ei jääks maha sellest, kui teil on mingeid küsimusi Kreeka elu kohta või vabatahtliku töö kohta. Et ma tahaksin küll teha vlogi, aga lihtsalt ongi see, et kuna meil hetkel on siin elu jälle nii-öelda pausile pandud, siis on keeruline. Aga loodetavasti tuleb varsti uus video, et ei jää kuu aega pausi jälle sisse, sest et hetkel on 1. november ja ma loodan, et see video läheb üles äkki nädalaga. Nii et kohtume juba järgmises videos. Bye!